majandussurutis on äärmiselt inspireeriv loomekeskkond. Nii paistab tarvilikust soomemaisest näitemängust nimega Tarbetud inimesed. Pikk ja põhjalik sissevaade inimeseks olemisse masu viljastavates tingimustes etendub VAT-teatris. Sa ei olegi Simole järele läinud? Pole veel jõudnud. Terve päeva siin istanud. Ma olen vetsus käinud. Oh, sind. Kuule, nad on seal ka ikka täielikud idioodid. Ju mind ei olnud siis enam vaja. Ta on väga eluline autor, kes on oma teosed kirjutanud tõesti elu jälgides, mitte oma peas ringi ekseldes. Ta tunneb inimeste elu, kes tema ümber elavad ja ta armastab neid inimesi ja seetõttu inimesed armastavad tema tehtud näidendeid ka, sest nad tunnevad ennast ära ja nad saavad sealt sellist eneseusku ja läbi selle äratundmisega sellist jõudu edasi elada ja kinnitust oma eneseväärikusele. Hommikul oli kiire selle kellakaardi tembeldamisega. No ja siis need saksa mehed, need vahetavad meil hüdraulikat välja. No ja nende tunnitasu klass oma ette. Siis lõuna ajal pistis Kuitinen paberi pihku. Mis see su pass või? Jah, Kuitinen pistis paberi pihku. Küsis, et kas ma tahaks, et ta kutsuks su usaldusmehed. Kurat, ma mõtlesin, et tal on pohmakast, et oli päev otsa Tšehhis tee peal eest tolgendanud. Ajas aga mesimagused juttu, värises ja higistas. Kurat, kui ta selle paberiga tuli, no ma ei saanud siis suudki enam lahti teha. Selle materjali väärtus ongi selles, kuidas kirjanik on läbi tavasituatsioonide ja argitoimetuste suutnud jõuda selleni, mis toimub inimese hinges. Mis sa jõudnud vetsu või? Ei, mul olid püksisääred märjad. Nali. Taotlus ei ole seda kirjutades olnud nüüd suurt kunsti teha, vaid näidata seda elu, ütleme siis tragikoomilises võtmes, milline ta võib nagu halval juhul paistuda. Arva ära, kelle saab meie kaupluse uus juhataja? Nüüd ei ole muidugi kuigi raske ära arvata. Minu meelest oled sina. Sinu ette ei aga midagi saladused. Võid õnne saada. Meie teeme siin natukene karjääri. Palju õnne. Teatri kohustus on näidata siiski seda, mis on hetke olukorras olemuslikku. Ja meie praegune olukord siiski on selline, et need, kes juhivad ühiskonda, on võõrandunud inimestest ja nad ei anna endale aru, et see globaalne turumajandus teeb inimestest sellised pisikesed marionetid, et kui nad kaasa hüpata ei suuda, siis võib kahjuks väga suures osas leppida ühe selle näidendi tegelase ütlemisega, et kui sa oled töötu, siis kõige targem on see, et kuuri taha ja kuul pähe. Rohkem sind selles ühiskonnas vaja ei ole. Kõige suurem turvapadi sulle saab tõesti olla ainult sinu kõige lähedasem inimene, sinu mees või naine. Kõik teavad, et peretülisid on Eestis väga palju. Võib-olla isegi rohkem kui mujal Euroopa riikides ja nendest asjadest ei taheta rääkida. Ja seda ei õpeta meile kahjuks keegi, kuidas argielus rõõmustada. Ja mitte suurim, aga üks suur probleem on minu arust inimeste võimetus suhelda. Suhtlemiskriis on. Me ei oska suhelda. Argielu nagu varjaks midagi. Ta on tegelikult selline pealmine betoonkiht, mille all ongi inimese tunded, inimese hingeelu, mis tegelikult ei leia väljapääsu. Ja inimeste tegelikud elud, hingeigatsused, unistused jäävad kõik elamata, tegemata. Kellega sa kepid? Ma ei kepi kellegagi. Just see siis on jäänud sinna. Jäänud sinna? Meist! Meie ei kasuta kantosse. Kasutasime pärast Simo sündi. Ja, aga sellest on aastaid. No ma ei kepi mitte kellegagi. Sa ise ka aru, mis ma sulle seda siin nüüd seletan.
tead, ma olen hakanud sinust lihtsalt hale. Juba koolidest, lasteaedadest edasi kuni eksamiteni välja, kõrgkoolide eksamini ju kõik on selle teenistuses, et inimene oleks edukas, et ta toimiks, et tal läheks kõik hästi, et ta oleks suuteline, võimeline. Aga hingeprobleemidega ei tegeleta. Mul on selle etendusel üks mulje jäänud, võib-olla see ei ole õige, aga mul on jäänud selline mulje, et naised ja mehed reageerivad erinevalt. See on ju hea kodu. See on kõige parem kodu, selles paremat ei ole. Tean, see on parim kodu. See on meie kodu. Ainult et trepikoda on veidi libe. Konkreetse loo puhul on kirjanik suutnud nendest situatsioonidest viia nad üsna ekstreemselt sellise piirini, et inimene lihtsalt purskab nagu laava lõpuks välja oma hinge kibestumise. Selle sama, mis seal selle betooni all siis nagu varjus on. Mida sa teed? Kohvi keedan. Jood töö juures. Nüüd hakkame elama vastavalt rahakotile. Ega see asi nii hull siis ka ei ole. Kuule, ma mõtlesin seda tõsiselt, kui ma ütlesin, et palun ära keeda kohvi. Mul on kohvi isu. Nii, jood töö juures. Ma tahan kodus juua, sinuga koos, ma tahan kohvimasinas. Kurat, sa mõista olukorra tõsidust või? Vaatamata sellele, et siin on nii perevägivald kui tööst ilma jäänud mehe võitlust oma alandusega, siis lõppkokkuvõttes ikkagi kusagil selle taga on siiski olemas mingisugune selline jõud, mida siis sellises romantilises keeles ikka nagu armastuseks peetakse ja see ongi see, mis annab seda usku isegi sellistes tingimustes siiski edasi elada ja näha neid positiivseid külgi ka.